Tere kallid raadiokuulajad. Teie ees on Messi Ekspress. Saate toob teieni Kuulbet. Nii, tere tulemast Messi Ekspressi. Ja alustame tähtsatest juttudest. Küsis kohe ära. Räägime siis kohe automaksust. Küsige küsimusi. Küsige küsimusi. Küsimus on raadiokuulajatele meid üks küsimus. Okei, tegelikult räägime kohe kõige tähtsamast asjast. Mul nii kaua vaja küsida on. Loodan, et sellest tuleb teema, mis puudutab meid kõiki. On Gerdo Mölder. Loodan, et Gerdo Mölder ei puuduta meid kõiki, aga nagu... Gerdi Mölder. Kas nime võib käänata? Okei, sorry. Ei keelatud. Okei. Selle sama käänamise vastu me võitlesime Stenuga kunagi, et Sten kirjutas igal pool fonoteegi nõrga keega ja siis ma kogu aeg raiusin, et K-ga peab olema, et nimest ei käänata. Aga ei pea K-ga olema? Peab. Oled sa... Guugeldama siis, palun. Sa ütled ka Mart Sanderi, mitte Mart Sandri. Fonoteek ja fonoteegi võib öelda. Palun guugeldada. Teate, mul jumal pohhoi nagu. Me oleme fonoteegi. Tõesti Molotovi siia kohta. Palju te need episoodi siin teete juba nagu teisi kohti pole. Nii mõnus, hubane, hea, ilus kohtist, kus teha. Kindlasti küsite, miks siin saatejuht ei ole. Jah. Põhjus on lihtne. Surnud. Maks Eerik ei taonud. Saatejuhid on tegelikult kaamera taga täna. Ei ole, näed kaamera kõrval. Okay. Oota, ma teen pildides ka, siis saate siia kõrvale. Jah. Okei, tegelikult räägime nüüd ausalt. Eesti kõige misoküünsem täppi ansambel. Kellena te töötate ja kui palju ja mis on teie brutopalk? Kui vanaks teie koer suri ja millest seda suri? Okei, alustame otsast peale. See on Stesse Ekspress. Okei, aga räägime siis sellest Gerdo Möldri asjast, et mind huvitab kõige rohkem, kas Germo mulle andis Gerdo Möldri kohtusse või mitte? Ei. Sest tal on nii sitt lugu see viimane, see purjusmaa. Nagu see on ebareaalne. Ta ei saa seda Spotify'st ära kustutada, see on nii haige nagu. Ma ei ole vist kunagi isegi kuulamas käinud. Kas Spotify'st saab lugusid ära kustutada või? Jah. Ikka maha võtta need, aga nagu... Huvitav, et Sten ütleb, et see on nii sitt lugu, aga mina ei olnud seda laulu kordagi elus kuulnud, aga kui me Tartusse sõitsime, siis Sten lasi mulle seda ja mitu korda autos. Ta on minu meelest ka, kui ma võtan chatid lahti, sa oled lihtsalt ainult sellest rääkinud nagu. Ja, see on mega hea lugu. Mulle väga meeldib see. Gerdo ei ole mingi kriminaal, temast ei ole vaja rääkida. Okei. Nii et küsige küsimusi. Kas meil olid? Võib-olla teid on ikkagi vaja selle saatesse. Ja meil oli mingid küsimused ka või? Kui palju on sul tegelikult üks küsimus mul küll oli. Kui vanaks su koera elab? Kui koera hinge kaarasid, kui sa räägid, et su leinaperiood on läbi juba. Tira küll. Räägime näiteks uuest albumist. No. Ma arvan, et see on hea. Mis tuleb välja 2 nädala pärast. Millal see podcast tuleb välja? See podcast tuleb välja nädala pärast. Nii et siis see tuleb nädala pärast välja. 5 nädala pärast. Mis kuupäev see? Okei, ülehomme tuleb muidu uus laul Emo sellelt albumilt nimega Club Schlager. See räägib kõikidest Eesti emodest. Mina olen emo olnud isegi kunagi. Aga mul oli punane kukahari ka. Kas sul on pilt ka sellest või? Jaa, on kusjuures, aga ma ei usu, et ta lubab seda see panna. Aga mul on kuskil olemas galerii sellest, kuidas Sten on Paneme selle siia. Emoriietega vanalinnas niimoodi kõhulimaa, siis jalad selle tagant paistavad. Ei, kas mingi puu najal oled see pilt ka või? Ja siis mul on see pilt, kus ma punane kukaharis, mul see hai-hammas ka ära saada. Võt see hai-hammas on üks kõige räigem asi, mis maailmas kõnekonnad on. Tahaks siukse sambaid nagu hail. Kui munni imed, siis ei saa nagu välja tagasi tulla. Ütleme nii, et kui sa ei tea, mis asi on Fibonacci arvu jääda. Ära isegi ürita lateraalsust aru saada, su aju plahvataks. See oli praegu siis spoiler teie uuele albumile. Ja, küsige, kes seal peal on. Kes seal peal on? Erik Krieger. Päriselt on või? Sten Seider. Triivu Pasta. Esineja nimega Stessi. Akka Stessi. Akka. AK, pseudonüüm. Ma vaatasin just, et ma ei tea, pohku ma pole kuskil algel pole. Universal saatis, et ma pean mingi asja konfirmima ära, et kinnitada, et ma olen seal nagu artisti nimega Stessi. Kõik mu õigused võeti ära nagu, raha ma ei saa, õigused mulle pole. Oli mingi, et okei. Nüüd on päris artisti tunne vaata. Kappi tagasi minema siis äkki. Ja.
aga selle pealt raha sa vist ei saaks niikuinii ju, et sa ei ole selle loo autor. Ei ole mingi autor või? Aga ma olen oma panus andnud. Jaa, aga see... ma saan tasuta piletid äkki siis ühe endale. See on ju igal pool Ameerikas muusikatööstuses on ju see, et kui sa ei ole loo autor, siis sa saad reaalselt mingi sandikopikaid sellest. Ma tunnen nagu ma olen nagu kesklinna Kerli Kõiv, vaata. Ainult side questide peal lihtsalt, kõik õigused on ära võetud. Okei, aga edasi. Alustame selle podcastiga ka või? Alustame, jah. Okei, aga teile tulemast Eesti Ekspressi siis. Jaa, seda pidin ka tegema. Mul juhani koos, ma olen lihtsalt 4 päeva pikutanud nagu. Oota, kas me ei alustanud ju või? Okei, nii. Soojendusküsimused, et jutt käima läheks. Mul oli jutt pooleli. Okei, räägi. Suva nüüd. Mis on kõige veidram asi, mis teil taskus kunagi leitud on? No? Mida? No? Kes see nagu leidis? No ise leidsid. Mu emps nagu vahepeal, kui ta mu pesu pesi, siis ta leidis mu taskust igast asja. Siis ta kunagi ei rääkinud muga sellest, vaid ta lihtsalt pani mu toas laua peale selle lihtsalt, et näidata, et ta teab. Mida? Mingi tšagad ja asjad, kui ma mingi neid eest näevad. No ma leidsin pooleks murtud makaronkõrre. Taskust. Ma olen leidnud jelly shotte. Jaa, need olid Red Emperori aegadel. Sealt sai osta neid cello shotte ja need olid alati kuskil jope taskus. Nagu terve cello shot oli taskus? Mina olen näiteks leidnud enda jope taskust ükskord koti. Mis kotti? Koti kahtlase valge puruga. Mille sa muidugi ära tegid, jah? Ei, mina ise ei ole kunagi tarvitanud ühtegi valget puru. Sheriki Max ei poolda ka. Ja, aga see oligi huvitav, et kuidas see minu taskusse jõudis siiamaani ei tea. Tänase päeva ei tea. Ega mina aga mitte. Et sa nagu ei mäleta, et sa oleks ostnud või? Ma ei ole ostnud ja ma ei ole teinud kunagi, aga leidsin koti või tähendab leidsin taskust. No okei, siis väga lähedad vastused. Asi, mida ma taskus leida. Ma olen mingi suitsu nagu... Okei. Sa oled konisid alla ka joonud ju, see on crazy. Mina olen ka. Me räägime, mis ma taskus... Olen ka konisid alla. Sten jäi mingi 2 nädalat tagasi konisid veel. Ei, aga ma räägin sellest siis või? Millest? Kuidas ma konisid alla jõin? Me veetati maja. Siis, nagu vanemad asjad suht nagu krundi pärast selle ära ja siis... Kas see sama, kus sa praegu elad või? Ja võib-olla küll ja. Kuidas naabritel läheb? 2 on elus, 1 ei ole ja ühesõnaga ja seda maja koer on ka surnud, seda maja ehitati 2 tükki muidu. Sul on kass surnud. Ühesõnaga vanemad õsid selle krundi pärast, aga neil oli totaalne nagu tondiloss, nagu mingi A-sotsiaalid elasid selle, siis põhimõtteliselt see oli nagu katus, ja vait, seal oli katus sisse nagu vajunud põhimõtteliselt ja siis nagu ehitajad tegid toas suitsust, no, ei olnud nagu nii väga hügieeni selles kuradi putkas seal. Ja siis nad panid, minu meelest oli Pepsi purk või siis see oli nagu mingi energiajoogipurk, aga siis ma mingi 6-7 vaatan mingi lahe nagu jook, mida ma teadsin, et nagu see on lahe jook. Supermonkey või mingi... Supermonkey! Liquid. Ei, no see oli reaalselt mingi kuradi hustler või mingi kuradi ja kuradi jooksen, võtan selle kuradi purgi ja joon need kuradi konid alla ja siis pärast ketting kuradi. Ma nagu tundsin, kuidas need fucking konid läksid mu kurgust nagu veel alla nagu ja normaalne Nikoode oli. Ma tegin nüüd 2-3 nädalat tagasi seda. Või sama Nikoode, mis teie juurde üks kord. Max tegi veipi ja siis, ma ei tea, toi promodad seda veipi või? Ma ei tea. Kunagi minevikus, kunagi lapsepõlves oled proovinud. Magusat tossu lihtsalt. Tegi ja siis ta hakkas nii reitselt littimas, et ta küsis, et kas ma tohin su voodisse korraks minna pikali. Ma panin enda voodisse pikali lõpuks. Ja ma olin mingi minut aega saanud pikali ja Karl tuleb sisse, no, tõmme nahku. Ma olin, Karl, palun luba, ma pildi nii tasku praegu. See oli see üritus, kus meil oli vannitoas suur lomp maas, sellepärast, et ma ei tea, Sten käib duši all niimoodi, et ta lihtsalt võtab selle duši voolu ja siis keerutab pea kohal seda niimoodi. Ja lomp oli maas ja ta oli sinna maha pannud nagu rätiku, et seda vett ei oleks seal maas. Ja Max astus sokkidega sisse sinna. Siis küsis Stennu, kes sokke laenaks ja Sten ei olnud nõus andma. Ja oota vähe selles järgmine päev, see on sama pidi järgmine päev on koju, mu koer pannakse magama nagu.
okei, aga järgmine küsimus siis. Kas see oli küsimus? Mis su küsimus oli nagu enne muidu? Mis on kõige veitamist, et oskus kunagi leitud on? Okei. Appi, ma ei saa nii palju naarida, ma hakkan avastama. Nii, okei, lemmik küsimus, Messi või Ronaldo. Aga keelatud öelda mõlemad. Nad küll lai, mul nagu Ronaldo trussad jalas praegu. Teate, mis trussad mul jalas on või? Messi. Klišeerike Max, kuidas te saite nii kuulsaks ja tuntuks? Kuidas te saite nii kuulsaks ja tuntuks, et minul suvalisel laudatriibikul on praegu jalas teie bränditud aluspesu? No meil on kombeks panna siin saatejuhtidele sulgi selga. Steinul on minu kingitud pusa ja on tõesti, jah. Padjaklubi versus kättemaksukontor. Hallo, kätekas, alati. Kas on keegi, kes valiks? Öelge üks nimi kätekast, mida te mäletate? Kõiki. Frida. Aga midagi muud. Hardi Davidson. See Betty Reinik. Betty Reinik, Coles. Aga seal on veel, nagu ma ütlen, me oleme kunagi vaadanud neid, kui sa Google'isse sisse paned need, siis seal on kõik need nimed ja ma ei tea, kes see neid nimesid sinna välja mõtleb, aga Selene Kronk. Mis asi see on? Oota, seal oli veel, Annaal oli ka ju. Annaal, jah. Kas te Crazy Raadio nimed teate? Janar Kootiku. Nii, Crazy Raadio nimed. See on Laivi Tuhave. Oli või? Jah, ehk siis Tuvahe. Laivi Tuvahe. Laivi Tuhave. A.K.A. Võtame hästi kiiresti 4 peal lehmatuss. Emmed ja issid. Emmed. Kuu ratsanikud kuuvalgel ööl. See lihtsalt ATH täielik podcast, jah? Okei, aga lähme edasi. Aga Messi, jah. Messi peabki olema, jah? Messi on parem, jah? Ei, no ei ole, jah. Oota, aga siis räägiks juba poiste juttu ka, et mis teie lemmik jalkatiim on? Kelle poolt oli teie EM-il siis? Nõmme Nõmme Kalju FC Flora. Euroopa meister Nõmme. Ma olin Nõmme Kalju FC Flora. Peelkulin. Ma literaal ei tea mitte ühtegi jalkameeskonda. Poolsi Raptors. Alles paar episoodi tagasi sai promotud seda siin. Räägime siis maailma teemades ka. Mida olete teie täna selleks teinud, et Ukrainat aidata? Tulin autoga siia. Ukraina taksojat oli või? Ei, enda autoga. Mu küsimus oli, mida sa oled teinud selleks, et täna... No, mida sa oled teinud? Slava Ukraini öelnud, annetanud Slava Ukrainisse. Täna. Sa ei annetanud, sa panid 10 euri tippi takso juhile. Sa ei annetanud Slava. Okei, küsime, Janele ütles, et me peame küsima, et kuidas... Me töötasime baaris Veinis kõik koos. Või ka sa... Kuidas see sitt on 10 aastat? Sa ei olnud sündinud, kui me baaris Veinis töötasime. Ma olen baaris Veinis käinud isegi. Oled päriselt? Ja mitu korda. Ma olen ka käinud. Ma ei usu. Ei ole. Olen küll. Miks? Me oleme niisama käinud ka, jah. Aga te olite alaealised siis ju, ei või? Ei olnud. 18-19, ma arvan. Aga ükskord ma käisin Moonaga kaasas ka seal vist. Normaalne pidu. Miks on Kuku äär käisin kaasas? See läks koroona ajal täpselt kinni, kui koroona hakkas. Aga kas see oli ka Barsmarti oma või? Oli tõesti. Oli või? Aga kes seal juhatajad? Ta ei räägi me midagi huvitavat ka. Seal oli teised poisid juhatajad. Kes? Ma ei hakka nimesid ütlema. Ma tean neid või? Jah. Need vanad mehed või? Jah. Davai. Vanad mehed õppinud ristad. Kas see ei olnud mingi meie albumi nimi? Ei, see on ühe bändi nimi. Löri laule tegi. Aga Maxi teame me, ma arvan, et Moona kaudu ikkagi, Maxi ühe kaudu. Jah. Moona meningiit. Oli kätekas. Epic perfektne nimi Killer. Killer. A.K. Killer. Läbi Moona. A.K. Monika Tuvi. Monika Pigeon. Ja Eerikut läbi Maxi siis. Läbi Moona ikka. Aga samas, ma ütlen ausalt, et ega ma Eerikut väga hästi ei tunne ka, sest et meil oli paar nädalat tagasi oli siin üks Eeriku teisik. Kas ta arvasid, see mina? Ei kuule, see noor tüüp istus siin ja nagu ma kõndisin möödadast ja ütlesin tšau talle. Sest ma olin 100% kindel, et see on Eerik. Jaa, aga sealt see tuligi, sest Ennu pani enda stories. Ma follow-sin teda, ma võib-olla võtan ta mingi videosse kunagi. Kas ta on 17 päriselt või? Ta ei ole nii sarnane. Ta on 17 või? Ei, ta ilmselt ei ole nii sarnane, võib-olla stiil. Kas ta on 17 aastane? Ma saatsin temast pildi enda tüdruksõbrale, siis tal oli sama dressipluus, mis mu tüdruksõbral on. Ja siis mu tüdruksõbral oli, kus on mu dressipluusis? Ei, ma ütlen, ei ole võimalik. Ta oli nii sarnane ikkagi selles mõttes, et nagu pimedas ja mul ei ole parim silmanägemine ka, et ma nagu ajasin reaalselt segamini nüüd. Siuke pikk soolikas nagu sina. Mina tean Eerikut läbi Maxi. Ta on pikk ka või? Jaa, ta oli ikka pikk. Mina tean Eeriku kohta kõike.
tead küll jah. Kusjuures võime sellest ma arvan, et sa tead rohkem Ameerika kohta kui Max. Kellner, palun juua juurde. kuule, sa tead, ma isegi maa peale seda videot näinud reaalselt. Mul ei ole ka, ma olen ära kustnud. Mul on jah mingi video, kus ta tuti tantsub ära. Kas see oli see video, kus sa Erna Uskoga olid või? Mida? See oli Erna Uskoga koos, on ju? Jah. Kes ei oleks Soomes olnud? Kõik soomlased on Erna Uskoga koos. Erna Usko oli Speedi seal streamis ka või? Oli jaa. Ja tegid seda naise vedu. Jaa, ta pani talle faceplant. Erna Usko olid roosa juice'id jalas. Mäletan. Kas juice'id tehakse meestele ka või? Tahaks. Sa võid naiste omasid kanda. Ma arvan, et tänapäeval ei ole vahetu vist. Need on ju dressipüksid. Kuule, ma ei hakka naiste liidet kandma unistada. Lihtsalt nagu pead piube veits ajama võib-olla. Aga Messi või Ronaldo siis? Jah. Relvaõigused või... Ma tirin selle juhtme välja. Nagu ka oma nagu ka Okei, aga läheme edasi siis tõsisemate teemadega. Aitäh ja oota, ma igaks juhuks ütlen iga asi, mis Sten on nii Gerdo Mölderi kohta, nii Kaja Kalvese kohta ei esinda minu arvamust. Ja mitte. Ilmselt mitte kellegi teise arvamust ka. Sten on väga poliitilise hoiaku võtnud. Sten, mis sa arvad homoabielust siis? Ei poolda. Nagu Gerdogi, Gerdo on ju ka ainult homoabielust pidanud. Miks eluks on abi vaja üldse nagu, et selles mõttes, et nagu... Alustame siis... Uuesti või? Uuesti. Ilus. Tere tulemast Messi Ekspressi. Mua! Ja meie oleme siin koos siis Maxi, Eeriku ja Kerliga. Miks sa uuesti sa alustad? Ei, reklaamipaus oli. Oota, aga mina küsin kohe ära. Küsi siis. Küsimus on selles, et enne tuli... Oh my fucking god, mis brainrot mul on. Igatahes küsimus on siis selline, et Max, kas su ema ütleb ka su kohta kodus Germo? See ei ole minu küsimus, see küsimus tuli vaatajate poolt enne. Päris tuligi ju. Tuli päriselt. Nii halb küsimus. Mina tean, kuidas su ema sind kutsub. Mu ema ei kutsugi mind. Ma ei ole koer, keda kutsutakse. Mu ema ainult käseb mind. Käseb, poob ja laseb. Ei, ta ei kutsu mind. Ta ütleb Max! Ma mõtlesin kohe selle peale, et no... Ta helistab mulle. Lady Gaga ema ei ütle ka talle ju kodus Lady Gaga. No jah, Steno ema ei ütle ka talle Sten Seider ju. Sten Seider. Ma ei tea. Ma olen emmele musi. Ütleb musi sulle või? Musi või poja. Ja ma olen pojakene vist. No, mis värk sellega on, et täiskasvanud inimesed ütlevad oma vanemate kohta emme ja issi? See on normaalne, jah. Sest et mul oli nagu mingi faas, mingi 15 oli vist. Siis ma ei tahtnud enam nagu emme ja issi öelda. Aga ema ja isa oli ka nagu veider öelda. Sul on puberteet ikka veel prolli nagu lihtsalt. Ja siis ma lihtsalt nagu... ei kutsungi neid kuidagi, et sellised kuule. Kuniks ühe korra mõtlesin ema ja siis mul oli see tunne, et ma mingi 35. Maksi ema oli mu õpetaja. Ema? Mis ta õpetas, kunsti või? Kunstiõpetaja ja too hoiab siiamaani minu ilusaid maale olles, sest ma olen artist. Ui hoiabki, rääs, see on mingi... Ei hoia või, ta saatis mulle pildid nendest isegi Messengeri. Kredi maalid läksid koos vastasmajaga põle. Koer sõi ära. Sellepärast ei olegi enam koera. Aga meil on plaanis vist uus koer võtta või? Meil on plaanis uus koer võtta ja siit tuleb pealkiri. Me tahame jah, kevade poole. Talvel on veits mõtet võtta äkki külmud surnuks. Et siis mingi 7 aasta pärast saad jälle contenti teha või? Mees, sa pead tänulik või? Saad jälle uued laulud kirjutada. See, et... Oh my god, palun teeme oma podcasti ja paneme Äädikakärbsed selle nimeks. See on esimene osa Äädikakärbsed podcastiks. Paneme liigid ka kirjelduses, võite järgida meid. Mina ei tea, mis selles podcastis siin edasi saab. Ega me keegi ei tea, ega meile kellelegi pole järgmine päev garanteeritud. Meile pole kellelegi mitte midagi öeldud.
ja tegelikult see koera nali oli meil, nali ei saa öelda selle kohta, aga see koera teema käis meil grupivestluses hästi pikalt läbi, kuniks ma nägin videot Maxist seal hip-hop festivalil, kui ta reaalselt lauliski lava peal, et koer suri ära. Koer suri ära. ja hüvasti kollane koer. Kollane koer? See on laul. Vaiko Eplik. Okei. Kultuuritud inimeste asjad. Kultuuritud. Ma ei tea seda laulama. Oota, millest me rääkima pidimegi? Jaa. Muusikast rääkima. Mida ma küsida tahtsin? No mida, mina ei tea. Meie käest küsida. Ma tahtsin küsida midagi ju. Nii, küsi siis. Aga ta küsib meie käest, mida ta tahtis küsida. Tahtsin midagi küsida. Mida sa tahtsid küsida? Okei, see on see Steni ATH aju lihtsalt praegu, et ta just alustas seda segmenti sellega, et tal on mitu küsimust. Ma pean uue küsimuse nüüd mõtlema ruttu välja. Okei, küsime näiteks, kus see uue albumi nimi tuli üldse, mis see Club Schlager on? Sa tead, mis on Schlager või? Nagu ma arvan, et ma tean, aga ma ei tea. See nagu saksa siuke termin. Sprite Lager. Nagu see tähendab bestseller, aga nagu see on nagu veits mingiks žanriks saksa muises. Mõtlen veits nagu modern talking või mingid siuksed nagu mingid... Modern talking! Okei, modern talking ei ole kindlasti see vibe, mida ma teiega ette kujutaksin. Jaa, aga nagu... Vaata, Evert tegi selle video Eurovisioonist, kus BBC tegi mingi doki. Ja siis Ines ütles Tanel, et rääkis, this is not Tanel, this is some kind of Schlager music. Ja siis nagu... Ja siis nagu see Club Schlager ongi siis nagu võibolla nagu mingi maailm klubi näol, kus on nagu bestsellerid. Ja mina olen isegi ka seal klubis. Ja sina oled ka isegi see klubis. Ja nagu ma kuulen, siis Erik Rieger ka. Ja Erik Rieger on seal. Mina olin nagu, siis kui me salvestasime seda lugu, ma olin kuradi 39 palavikuga voodis, kuradi tilkusin higist full fever dream ja siis ma pean nagu telefoni otsast rääkima Erik Riegeriga teistega, kes tutis on nagu, mis ta tegema umbes võiks teha, mis ta teha umbes võiks, mis mu nägemus sellest on. Aga võib-olla Erik suudab nagu paremini rääkida, mis seal toimus. Jaa, ei, lahe ässan tüüp, nagu tuli kohale õigel ajal, kõik ülitiimi, mis tuleb sinna tal on enda mingi idee sellega, mida ta siis kohe hakkas tegema. Mulle kõige rohkem meeldis see, et ta nagu lindistas ja siis keset lindistamist ta lihtsalt jäi rääkima 10 minutiks nagu sinna recording boost'i nagu keset nagu, et lindistas ühe rea ära ja hakkas rääkima mingi podcast'i meile seal 10 minutit nagu. Mis ta rääkis siis? Aga kas Erik Riegerit oli raske saada kollabima? Ei olnud, me käisime ta laivil ka Õllesummer. Meil oli nii, et meil on soundcheck oli tehtud vist. Või meil oli nagu aega enda laivina, aga nagu me ei hakanud nagu lauluväljakut ära minema midagi. Ja siis vaatasin seda ajakava, mingi oh my god, Saku tegi kuradi Erik Rieger. Ja siis läksime vaatame ja see ausõna, see on üks kõige lõbusama laive, kus ma olen sellest tegelikult. Meie mees see crowd, mis ta pullib on ka nii crazy nagu. Ei, see oli reaalselt, see oli nagu, vaatasin seda ja ütlesin, issanda loomad on kirju, et nagu... See on nagu TikToki live, aga nagu füüsiliselt. Ma tahan seal maailmas olla. Ja see see live oli nii fucking naljakas nagu need speakid ja asjad, mis ta teeb, see crowdwork, mis ta tegi nagu... Ja siis ta hakkas laulma I see skies are green. Ei, ta tegigi seda Louis Armstrongi What a Wonderful World coverit nagu ja ta tegi üks ühel. Okei, su nägu kõlab tuttavalt, Erik Rieger peaks minema või? Ma arvan, et... Erik Rieger võiks Liis M-saa teha. Või kohver. See Erik Rieger oma vanema sünnipäevadel päris mitu korda esinemas käinud. Sealt tunnen teda läbi ja lõhki. Erik Rieger on ju meie selle sõbranna lemmikartist oli ju lapsepõlvest peale. Väike tüdruk lihtsalt ja fännes nii retsilt Erik Riegerit. Ei. See tundub nii tema või? Täna saab isegi pime. Aga Erik Rieger iga sünnipäev, mis ta on olnud, ta on alati mina ei tea, kas seda... Mina ka ei tea, seda öeldi mulle, aga ei ole midagi. Aga purjuspeaga sõitmisest me sõitsime Tartusse eelmine nädal. Purjuspeaga? Ei olnud purjus, kaine peaga täitsa sõitsime Tartusse ja tee peal Puhuristi juures Steniga siis avastame, et tee ääres on üks naisterahvas taarumas.
natukene ohtlikult mitte kõnniteel kõndimas. Nimeks Ene. Ene oli ta nimi ja siis Ene Linkmann. Perekonnanimi see tapp. Jäime, peatusime põhimõtteliselt, et lihtsalt mis ta ütles? Ene perekonnanimi, see tapp. Ei, igatahes Oh my god, see on mingi kättevõkskontori nimi. Peatusime tee ääres. Okei, sa ei pea rääkima sinna mikrofoni. Peatusime tee ääres, et vaadata siis, kas naisterahval on kõik hästi. Naisterahvas oli üsna tugevas joobes. Telefoni akud tühi, lihtsalt taarus seal kuskil ringi. Sten pani laadima minu laadijaga. Sten pani oma telekaga laadima selle. Panigi läpakaga. Sellest me oleme vist rääkinud, jah? Sellest me oleme vist rääkinud podcastis, kuidas Sten telekaga laadis enda... Sten saadab kui me aftakatest räägime, siis me saame rääkida, sest oota, kas räägi lõpuni. Okei, igatahes Enel panime telefoni laadima, et helistada ta lähedastele. Oota, mis Ene? See tapp või? Ma teadsin, et see podcast läheb niimoodi lihtsalt, et... Nii räägi. No shit. Igatahes panime laadima telefoni, ükski Ene lähedastest telefonile ei vastanud. Margus see tapp ei vastanud. Alo see tapp. Ja siis sõitsime igatahes sinna tanklasse, et saame seal rahulikult edasi vaadata. Ene tahtis kohe juua minna ostma tanklast, aga tegemist ei olnud nagu absoluutselt mingi parmoti või mingi asotsiaaliga, nagu täiesti tavaline keskealine naisterahvas, viisakalt riides, iPhone taskus lihtsalt oli kuidagi napsutama hakanud. 9 lapselast on tal. Ja 6 last ja 9 lapselast. Ja siis me saime kuskilt tema chatis, saime mingi ta kas ekspeika või kellegi kätte, kelle me siis kutsusime talle järgi sinna tanklasse. Sander see tapp. Tuli järgi talle sinna tanklasse, selleks ajaks oli Ene juba ballooni džinni Ene ostnud. läks, ütles, et võta väikse purgi džinni endale tanklasse, siis müüja on ta tuttav, andis talle ballooni, ütles, et jätkub kauemaks. Ma olin mingi, et Ene, anna siia see balloon. Ja siis Karl seisis seal kõrval, Karl, võta siis lonksamalt persema roolis, vaata, võtaks ise muidu. Karl, tema ei joo, okei, siis vaata. Mul on kaine aasta. Aga siis lõpuks tuli see tütre ekspeika järgi, aga siis üks... Ei, tütre Peika tuli järgi, jah, aga nad istusid autosse, kõik, me hakkame Tartusse sõitma olgud. Ma küsin Steni käest, oota, kas Sten mu laadija? See jäi selle Ene kätte. Ene oli niimoodi käekott endale toppinud selle laadija ja siis ma ütlesin Stenile, et okei, aga mul ei ole, kell on nii palju esiteks, mul ei ole Tartus laadida millega telefoni. Sten tõmbas kuradi ukse kinni GTA Vice City peale, et sõitsime lihtsalt järgi sellele autole. Sõitsin nagu GTA, sõitsin... Vastas suunas sõitis kõrval, aknad lahti. Peatab. Siis see vend tuleb, kõigepealt see tütre ekspeika on ise roolist, seal oli mingi autojuht, mingi vana, mingi 80-aastane mees, kel polnud ühtegi hammas sahtlis. See istus seal vaikselt, hoidis roolis kinni, vaata. Me lendame Karliga mingi narkodiileri mingi autoga. Selle musta me olime selle Mersuga. Jah, selle musta S-klassi Mersuga lendame mingi peatauto. Siis see juht hoiab see kinni, täiega kardab ja julge midagi öelda, vaata. Ja siis see tüütri ekspeik on ta välja, mis juhtus? Ma olen mingi, laadi on Ene käes, vaata, Ene tahab kaasa tulla. Ene on see, et ta tahab kaasa Tartusse, tal on suva, vaata. Või siis kutsub mind tema juurde, sest Ene ju hammustas mind kaelast, ta tahtis musitada, vaata. Küünistas, hammustas, musitas. Ma olin mingi, et Ene, ma ei tule suga kaasa, vaata. Sealt need lapsed tulevad ka, vaata. Ja siis... Mis sa oma laste nimeks tõpanud? Mul on olemas lapse nimed. Konrad. Need abielud teevad nagu Liina ja Martin. Sten võtab naise perekonnanime. Sten see tapp. Ja siis lõpuks see tütre ekspeika küsima käes, et kas ma oma autot müün, et ta tahaks ära osta selle. Ma olin mingi, et mida vitta on laadi, lähme Tartusse vaata. Aga lugu selline esimene asjalik lugu siin. Oota, mis sa küsisid vahepeal? Kuidas ma telekaga telefoni laadisin? Sten teadab lihtsalt video, et türa mul ei ole laadid, ma ei taha Karli äratada ka nagu ei ühtegi tapte. Aga ta ei oleks saanud mind äratada, kas meil on erinevad laadijad telefonil? See HDMI-ga laed telefoni. Tohel hetkel küll, jah. Teleka enda tuppa soodi kõrval. Ma võime sellest pildi ka kuskile panna. Paneme sellest pildi. Siin on teine pilt. Siin on täiesti random pilt. Oled sina näinud seda üldse või? Ei ole. No, ma näen, ma ei vaata seda, aga ma siis... See oligi tegelikult alustamegi sellega, et teie kõige naljakam Afteku lugu, vaata. Aga see ei ole mu kõige naljakam Afteku lugu. Kindlasti mitte. Seepärast, et see, kui ma laadsin telekaga telefoni, aga see laadis 3% 2 päevaga nagu. See on nii haige lihtsalt, ei soovita. Ma ütlen jälle, et usu poolt ja saad ikka veerandiga petta. Reaalselt. Mis sa veel ütlesid seal mingi, et
No mida ma ütlesin, noh? Mul on meeles, aga samas ei ole ka. See nägi nii haige välja, et su voodi kõrval on telekas või nagu, et see oli nagu kambris. Ja ma olin pea teleka poole, aga märkasin üles ja vaatasin, telekas käib. Mis sa panid peale? See Samsungi logo, vaata, käis seda, et nurka jooks. Ei, see oli erinevad logosid, Netflix, YouTube. RedTube. Okei, aga kõige naljakamad aftekalood, need on päris naljakad asja, mida küsida. Just üks päev miski pärast, miks ma mõtlesin aftekate peale? Sest ma vastasin nende shootersi küsimustele. Siis kui ma rulluisku, tuleb välja, et ma valetasin ikkagi, siis mina ei hüpanud rulluiskudega inimestest üle, Moon hüppas üle. Ei ole vahet, ei ole hullu, mul ikka rullusid jalas, ma lihtsalt ei hüppanud üle, ma hüppasin peale. Kurat, Moon on aftekaks parim kaaslane üldse. Suht naljakas. Ta on nii crazy girl lihtsalt. Kõige paremad aftekaaslased on Moon, Moona. Kets. Kets? Mis Kets? Ketamin. Kets. Ketriin või? Ei, ma ei ütle jõuks nime. Okei. Ja Linda ja... Linda ja Linik. Ene. Okei, mis on teie kõige naljakamad aftekalood? See ei pea olema aftekas kell 9 hommikul. Meie aftekad on äkki kell 12 öös. Mul ei tule nagu... Me ei saa rääkida, sest kõige naljakamad lood on. Ei saa väga... Mitte kainena. Ei, ilmselgelt, aga... Kes see räpib, et miskit head ei juhtu peale 3? Põhja-Tallinna otsad. Vahel võiks keik olla. Ei, Reket. Ei. Miskit head ei juhtu enne 3 päeval. Sünne Valtri lugu, jah? Sissi Valter. 12 kuud. Okei. Maks, mis su juustega toimub? Mis küsimusi neil veel oli? Mul on need. Ei, nagu kuidas nad siit nii ära pulstunud on. Ma tunnen, et see on täpselt see podcast, mida ma tahaks kuulata, kui ma kuskil nagu pohmakaga olen söön midagi, vaata. Nii palju toimub. Erik, sul ei ole afteka lugusid, või? Kuidas Soomes afterpartid on? Meil on see üks, kus me seal Sireen hakkas tööle ja me olime suht katki seal. Siis kui me olime kuradi pasta disko seal kuradi biblioteekis. Oi jumal. Kui moonad kuradi silmamunad välja kukkusid. Seal oli üks keskealine meesterahvas, kes üritas minu teismelist ära sebida. See oli ka gay-draama. Sten Kakk. Türa ma oleks Norrikord pasunni on sellele värdjale. Gay fight. Panevad seda, vaata. Tõmbad juustest hästi lähedale peale. Türa tal ei olnud juuksed isegi. Ei olnud. See oli tore mees oli. Kogu aeg käib mingi sireeni, siis ma tulen vetsust välja, vaatan Bent kõnnib lihtsalt. Ma tegin mentidega limoncello't ja. See oli turva reaalselt. Ei, no mina ütlen, ei, need olid politseinikud ja kui ma alt võtsime seda alarmi maha. Mul on isegi video sellest. Aga nüüd jah. Okei, ja. Issa nii palju asjad. Ma ei tea, kas see oli nagu kõige naljakam aftekas. Ei, kindlasti on kõige. See on siuke, kus me rääkida. Nagu Pärnu maantee aftekad, te teate, on kõige, ma ei tea, kas... Nemad ei ole käinud. Aga nad on lugusid kuulnud. Nojah, seda teate, kuidas keegi kuradi... Aga Kets oligi see, kes kuradi Bolti kotis oli. Bolt Foodi kotis. Meil oli Bolt Foodi kotis. Seda te olete rääkinud siin. Oleme või? Vaata, kus sa tead? Oled kuulanud? Muidugi, ma kuulan neid osasid, kus Sten ja Karl on. Ja ma teadsin seda lugu enne juba. Oota, mis seal veel naljakat on olnud? Väga funnid olid. See päev enne, kui mu koer magama pandi, see oli nagu nice aftekas. See oli... Kas see oli see Harry Potteri aftekas oli see või? Oli või? Okei, räägime seda. Kui me olime 2 tundi lihtsalt hobitoa põrandal ja mõtlesime Harry Potteri emaile välja. Me istusime ringis reaalselt nagu no breaks, 2 tundi järjest. Kõik nagu järjest läks nagu teate mulk, et kellel parem Harry Potteri email on, vaata. Aga kõige parem oli... Inimesed ei saa sellest aru, kui sa kellel kõige parem Harry Potteri email. Ma ütlengi, kõige naljakam oli Tallinna bussikoondis @gmail.harrypotter.com. Točkaru. Lihtsalt, nagu, ma lihtsalt vaatasin sealt kõrvalt terve aeg. Ma olin seal. Ei, aga saad aru, et see oli nii napakas aftekas, sellepärast, et mingi hetk... Sa läksid ära, Lotte oli vaata 2 tundi mängisime Candy Crush. Ei, aga mingi hetk ju keegi otsustas lihtsalt, et loosime välja ploki Red Bulli. Mina tegin loosi. Õnne loosi, jah, reaalselt.
ja siis seal plokis oli mitte 24 ja siis võitja niimoodi tiltis, ta sai tasuta 12 Red Bulli, mitte 24. Aga nagu mõelge sellele, et kõik need aftakad, nendega kaasneb alati umbes 17 erinevat mütsi ja parukat ja kellelgi on kuskil kleit seljas ja siis käib Sten kuskil ringi kontsakingadega. Ja kellelgi muidu on see kleit seljas nagu muidu. Maxil oli Minul on printsessi kleit ja siis Fiona kleit on see. Läksime Eerikuga Steni tuppa ja Sten jättis mulle see kleidi selga tõmmata ja siis vahetas Stenil voodi kõrval kuradi vaselini purk. Ei, see on kookosõli. Tidi. Beebiõli. Kõige ilusam kleit, mis on majas on see torusalli kleit, mis on see sinine. See on see mu bodybuilderi kleit. Kuradi toru, puff on seljas. Nii tahaks neid pilte lihtsalt näidata ja kasutada. Miks me või? Paneme siia. Ei pane, Sten, sa tapad ära ennast järgmine päev. Minu meelest need kõik jalanud, mis sinu ja Moona sünnad tulevad võiks ka hobituppa nagu... Oh my god! Okay, kõik sussid tulevad meile Pärnu maanteele. Minul on kõrgeid rohelised saatad, mis Makka annab mulle. Ja millega Makka ise tuleb? Ei, Moona saatis sellest pildi, et ma saaks need. Oh my god, tahaks neid. Mina teen DIY-d ja mul tuleb päris naljakas kompa isegi. Okei, igatahes. Jälle, me räägime asjast, millest mitte keegi midagi ei tea. Okei, aga... Need ongi, nad tahaks teada, aga nad ei saa teada. Mis te uudistate seal? Mu jalg suri ära, nagu ka Maxi koer. Okei, siis, aga... Mu koerajalad ei töötanud nagu ka Sten. Ei tööta, kui ma 4 päeva mitte midagi teinud. Ma hakkasin League of Legendsit mängima. League of Legends. Telos või? Jaa. Keda sa mängid? Mid lane'i ja junglit. Mis karakterid? Champion. See Ahri on mul Ahri ja mingi... Ja mul on skin ka Popstar. Ei, ma olen lolli mingi 10 aastat mänginud. Arvutis vaata. Ma sain ränki kõrgemaks, ma olen Silveris nüüd. Ei, see on normaalne. Ma literaali tean, millest nad räägivad. Ta on nagu noob, aga ta on okei noob. Mida vittu 3 päeva pelanud, jah? Arvutimängud rikuvad see ära. Telefonis mängin ju. Jumala mugav on proovi. Vaata Reelse pigem nagu. Vaatan. Ma vaatan ainult Gerda Mölderi liidu. Sten ärkab üles, ta paneb lihtsalt TikToki laivid käima. Ei, tegelikult isegi magamisajal käivad sul need ju. Jah. Laivid käivad magamisajal. Sest ma ei saa muidu magada. Siis ta tuleb enda toast välja, siis ta läheb ennast korda tegema, siis laivid käivad. Ma ise ei ole jõudnud vaadata neid laive enam ammu. Aga ma kogu aeg kuulen läbi Stenu neid laive. Ja siis Stenu jätab oma arvuti tööle nagu magades niimoodi, et chat on lahti ja siis me kirjutame ja siis ta lihtsalt töö läbi lihtsalt nagu vaatad Stenu chatis vaatab. Esimesena siinib. Ja siis mul käib YouTube ka, mul käib telefon YouTube kõik ja mingi see õhu puhul käib samal kui ma magan. Ma ei saa magada, ma ei tea. See on normaalne. Aga ma arvan, et vaimselt haige inimene, kellel on vaiku, siis magada. Ei, aga ma arvan, et sul ongi reaalselt sellest ongi perse läinud ja sa ei magagi mitte üks. See ei ole. Kuule, see on mingi aegund info, et inimene peab vaiku, siis magama. Jaa, mulle ütles samamoodi, et see on aegund info. Ja ma magan jumala hästi, jah. Kes sulle ütles? Insta-reelsis vaatas? Ma ju ise tunnen, kui ma magan 12 tundi järjest normaalselt tund. Aga kui me vaatame hommikuti su pead, siis on näha, et sa ei ole maganud hästi ikkagi. See, et inimene liigutab ennast läbi une. Ei, no sa paned padja pea otsa ja teed... Kuhu ma panen selle siis jalga? Ringe. See teeb kuradi Andrei Savakini kuradi permis endale. Tal ei ole. Kas tal olid permisid kunagi või? Ma ei tea. Speedy permis teed endale. Mis Speedy permis on? Speedy mõngi. Speedy sperms. Okei, aga lähme siis... Ma olengi terve podcast öelnud. Okei, aga lähme siis edasi. Kuhu me lähme siis? Me arutame musavideot. Mis musavideot? Millega me tahame minna... Eesti laulule. Lähme Eesti laulule. Ongi minek, jah? Kas see on juba avalik info või? No see ei ole avalik info, aga nagu ma arvan, meil võib oodata see. Perse küll, keda ma nägin, kes veel Eesti laulule läheb raisk. Oh my god, see üks inimene, kes siin töötas, Sofia. Aga Eesti lauluga ma olen kuulnud, et sellega on 2 varianti, et sinna pigem ei soovitata minna. Okei, tuli välja kõrdi asja pigem ära nussida sul edaspidi. No Iisrael võidab niikuinii, aga nagu, et selles mõttes, et nagu... Kui Iisrael osaleb ja te võidate, kas te lähete või? Ma arvan, et enamus riigid ei lähe. Iisrael võidab, jah. Ma ei tea ju. Mille? Ei, kui teie võidate. Kui Iisrael võidab Eurovisiooni, kas me lähme? Ja kas ta osaleb? Mina ei tea seda otsustab Rahvusringhääling või? Jah.
ma olen kuulnud, et pigem ei soovitata minna Eesti Laulule, sest see võib keerata sul edaspidi see karjääri putsi. See on ikka väga suur hüppelava ju pigem just. See on väga suur hüppelava just väiksel artistile. Mõtle, kui see edaspidi on karjäär jääbki ainult seal ühe loo peale ümber keerlema. Aga meil on see probleem. On või? Neil on karjäär tehtud. Ma ei tea. Ma just ei lähe nagu, osad lähevad Eesti Laulule, et nime teha Eestis, aga nagu võib-olla Okei, see on päris lahe, jah. Aga te laul, millega te lähete, on pigem eestikeelne, ma saan aru, on ju? Pigem eestikeelne. See on eestikeelne. Kas see laul valmis, jah? Suht täna, jah. Lase seda pärast. Ma ei ole harjunud käega mikrit hoidma. Talle meeldib mängida asjadega suu ümber kogu aeg. Ma ei näpi ka. Päevadaga räägitakse, et Max ei tohi näppida, aga nagu Max on harjunud näppima. Max on harjunud, jah. Ta sai Raideris kirjas, et Max näpib nagu. Mina iga reede laupäev. Oota, aga kui sa ütlesid, et sa ei ole harjunud mikrit käes, vaid kuidas sa laval oled? Ma mõtlen salvestades. Peamikriga. Okei, Max, sulle sobiks tegelikult see mikker. Britney Spearsi mikris hästi suure. Justin Bieberi. Võib-olla. Siis saad vabalt tantsida ka vaata ikka. Sellest lähemalt ei taha rääkida, võib-olla varsti näeb mind selle mikriga. Siis sa ei saa mitte midagi öelda peale selle. Ja, lihtsalt ütlen. Kas see on info, mida te võite rääkida üldse praegu? Mida? Seda Eesti laulu asja. Sellest, et nad kandideerivad sinna võib ikka rääkida muidugi. Me võime öelda, et me tahame minna. No te niikuinii saate edasi. Seal valitakse niikuinii välja ju. Seal ei ole mingi kuradi põhisats valitakse välja, keegi, kes on mõttetu, see ei saa sinna. Alati niimoodi. Aga tead, ma arvan, et siit aasta millal lähete. Miks? Siin oleks mingit suvalisemat muusikat vahele vaja, siis võiks uuesti proovida, sest praegu on olnud 5- käis ja siis läks see kuradi Tommy Cash. Just on hea, Eesti on kaardile pandud, ma arvan, Eurovisioonil. Et teiste rekka tuules sõita või? Teiste rekka alla jääda. Ma ei tea, nagu meil ei ole sitt laul, ma ütleks, et nagu meil ei ole üldse sitem laul kui... Let me be the judge. Aga ei ole ühtegi konkurendi laulu kuulnud, aga nagu meil on väga hea laul küll. Aga te kindlasti teate ju teisi konkurentega, kes lähevad peale Matto. Meil on räägitud midagi, aga me ei ütle, me seda teiste eest ei taha rääkida. No ma tean nagu, et üks suurem artist plaanib minna. Kas ta on nagu kehalt suurem või millalt? Mõlemad. Aga siis ma tean veel paari artisti, kes no, et kui me mõtleme nagu konkurentsi mõttes, siis need ei ohusta meid ja siis aga ma ei tea, ma võin prognoosida, et äkki... Max, ära nibli seda mikrofoni. Hoia seda mikrofoni. Talle meeldib mudida. Ma tean, nagu ma olen taga nii kaua nagu... Ebameeldiv on nii. Hoian niimoodi. Mudime. Eminem, vaata. Okei. Vaata see. Asjad võtavad aega alati nagu tead. Mida vittu? No, küsime. Tule see mõnitab mind putsi. Ma kuulen iga päev seda. No, ma prognoosin nagu, kes võiks minna Eesti Laulule, et nagu see Olli, vaata, mitu korda läinud nagu väga tugeva. Netspendi Laura. Imerliine, palun. Mikko oleks võnd. Imerliine. Simo Selg. Simo Selg. Kes on Simo Selg? Ei näe. Enesetapp. Simo Selg. Enesetappent. Imerliine. Enesetappent. Aimerliine. Oh my god, Aimerliine. Mitte Imerliine. Tervitused, Imerliine. Enesetappent. Seevald koor. Okay. Paneme siia väikse video Imerliinest. Oota, aga kas te olete mõelnud ka kunagi, et vaata, me läheme praegu... Miks ei lähe näiteks, miks te Soomes ei proovi teha seda asja? Mis asja? Nagu, miks te Soome laulule näiteks ei lähe? Millele? On Soome laul, mis seal on? Soomes on teine protsess üldse. Nagu Nublu läks aga ta läks ka teise artistiga koos. Vaata. Et see Soomes nagu ei ole seda nagu
kuradi mingi kahuuti, mis sa pead läbima, et sinna saada nagu vaata, et see on nagu natuke teistmoodi. Aga kas Soomes näiteks lastakse teie laula ka või? Nagu raadiote sees? Ma ei ole jälginud. Võib-olla, Soomes on see Finn Est raadio ju. Soome Eesti raadio on. Spotify's on ta, on Tallinn, Tartus on Helsingi. On nagu kõige suuremad linnad, Kermol ka. Aga ma mõtlen üldse nagu, kas ma ei tea, kas Eerik on nagu, kas sa oled näiteks Soome meedia teab sind, kas sa oled seal mingites artiklites nii nagu Eestis näiteks oled? Ei ole. Ma olen Soomes, up and coming underground artist. Okay. Underground nagu mu koergi. Täiesti perses. See vaene kuradi koer ei saagi lihtsalt puhkama. Vaene ta ei ole. Surnud, aga küll. Ta hing on kinni lihtsalt, see nii kaveseks. Putsi ta hinga kuskil, ma ei tea, kus juba. Okei siis, aga läheme edasi siis. On lahe podcast või? Ei, ma näen tegelikult, et osa publikust küll siin niitsitab vahepeal kõik asjade peale. Ja. Aga ega me ei tulnudki see nalja tegema. Hakkame nüüd päriselt naljast ka siis rääkima. Teeme nalja. Literal just ütlesin, me ei tulnud see nalja tegema, hakkame nüüd naljast rääkima. Ma hakkan aina rohkem austama teie tööd selles podcastis, kuni ma praeguseni seda ei ole teinud. Nii, küsi Peppi midagi. Sa tahaksin näha mind murdumas, põlvile maas, mind ulgumas. Seda lugu on niimoodi räägitud juba. Mina võin Kermo Mulleri nime lugu sündi ise rääkida. No räägi. How can I make this about me? Räägid sina või? Räägi. Ei, las Max räägib selle loo. No Kermo tuli juba ammu. Meil oli 5-minutise musavideo võtta Buffalos. Ja siis see temaatika oli see, et me oleme kuskil kõrtsus. Ja seal on nagu mingid ossid nagu. Ja siis... Oh my god, nii, okei, räägi edasi. Ja siis ma võtsin mingi karakteri seal nagu Kermo nagu. Ja siis see karakter või siuke alter ego jäi nagu, lõi vahepeal pidudel välja või kui nägin neid samu inimesi, siis ma olin see, yo, Kermo. Ja siis läks see method actimine nagu edasi. Ja siis nagu jäi ja siis mul hakkas see DJ projekt ma hakkasin veits nagu mingit trance ja teklot mängima. Ja samal ajal tekkis Villem Trillemi album välja teenitud, kus meil oli Eerikuga feature peal. Ja siis mul oli mingi siuke riimiskeem nagu mingi tulevik ja mingi kusemis nagu. Ja siis mõtlesin nagu, mul on üks riim puudu, siis mõtlesin neid riime välja ja mureliks. Ja siis ma nagu tuletasin sellest nagu riimi välja samal ajal nagu mõeldes, et mida see mureliks tähendab, siis mõtlesin, ma panen sellele perekonna nimeks ja siis see riim oli mingi, et vennad sülitavad minu seemet välja, paku, miks nad kutsuvad mind mureliks nagu. Villem Trillem tegi Kermo Mureli. Kui tegigi. Ja see nagu džungli omanik rääkis, Kermo Mureli esimene kuradi keika oli džunglis. Inimestel meeldiks võib-olla teha mind. Ei, ja siis tuli, see mureliks tuli, aga nagu, et see tuli alateadlikult ikkagi, see murel tundub nagu väga oss perekonna nimi. See on tema mingi, mina ei tea, et mõtles, et on Max, siis see on... Max on juba lihtsalt nii lahe nimi, pluss... See on mu nimi. Pluss Maxi... No vot ei saa, mulle tundub. Maxi lemmikjook on Pepsi Max. Ei ole, iPhone 15 on mu lemmiktelefon. iPhone 15 Max on mu lemmiktelefon, selle asja tuli. Mina saan sellest täielikult aru. Oota, aga miks ei olnud? Ei, aga tõesti, miks ei olnud siis lihtsalt Max ja Eerik? Miks on Glitch Eerik? Mul oli see nimi juba enne seda meie bändi. Mul oli veits see SoundCloudis pidi nagu enne loo ülespanekut nagu kiirelt mingi nime panema ja siis ma panin, mõtlesin, mis see oli. Mul oli kunagi siuke SoundCloud räppari nimi nagu Libu Profeen. Jah. Me tegime mussi enne, kui me olime Glitch Eerik ja Max ka. Nagu, yeah. Siis... Aga kust te tunnete üldse üksteist? Sakust, jah. Paralleelklassi vend. Pinnakatelt. Kas me just küsinud seda küsimust, või? Me küsisime, et kust meie teeme neid, aga ma ei tea, kust nad ise üksteist tunnevad. Ja see just, see oli mingi 8 tundi tagasi. Aga Eeriku vanaema oli mu lauluõpetaja. Ja ta on keerleb coveril ka. Shout out Maimu. On päriselt või? Maimu see tapp. Muusikavideos ei ole, aga coveril. Tema juures on pool muusikatest filmitud. No see korter, jah. Peast. Kaksikutelt ja peast. Kaksikutelt ehk siis Esko Pros või?
ei nagu me alguses lendame võib-olla mingi briefiga nagu peale, mis me tahaks nagu teha umbes. Ja siis mingi režissöör võtab selle nagu üle. Aga kui Eestis kellegiga teha, siis te soovitate Esko Pros või? Ei soovita, neil on liiga palju aega, nagu läheb aega meie jaoks palju nüüd ärge nagu rääkige, aga nagu teistega võite rääkida. Täiega palju häid tegijaid on ja nagu Eskodega, no tähtis on see, et sul oleks seal nagu tiimiga mingi klapp ka, et see ei ole nagu, no et sa pead arvestama sellega, et sa pead 2 võttepäeva nende ees nagu mugavalt tundma, et mingit nagu lollust teha nagu. Et kui see on mingi inimene, kellega sa nagu väljaspool võttepäeva ei vaibi, siis on nagu keeruline. Aga õnneks seda meil ei ole. Te tegite Berliinis muisavideot, jah? Jaa, ka Eskodega. Oh my God, sa käisid Bergainis, jah? Oh my God, ma käisin. Räägi. Oh my God, ma teen naljakas, ma olen nagu igast mingi... Ära kruti seda! Mina näiteks ei tea tänase päevani, ma ei ole aru saanud, kas Max käis, tähendab, ma tean, et ta käis Bergainis, aga kas ta päriselt nägi Harry Stylesi seal või mitte? Ei, Harry Styles oli enne meid olnud seal. Ta pani kas see on Berliini marat või mitte? Ei, nagu... Harry Styles elab Berliinis. No Zoe Kravitz oli samal ajal, kui meie olime näiteks. Harry Styles elab Berliinis. Teiste eestlast seal, kes sinna just kolis nagu... Ja siis ta rääkis. Nädal enne seda oli Drake seal näiteks. Jah, Drake käis Oktoberfestil. Õllesummeril. Jah. Aga kuidas seal läks Bergainis, mis seal põnevat? No, fucking epic oli. Vastas ootustele. Mis plekid külge jäid nagu, sealt, kui välja tulid? Kogu nagu see kõmu ja nagu need legendid selle kohta nagu... Või nagu mina ei ütleks, et osad ütlevad, et see on nii overhype, nagu, et see nagu... nii-öelda nagu nõudlus selle vastu on nagu liiga suur. Et no vaata, kõik saavad sealt nagu kikki, mitte mina näiteks, aga enamus saavad. Kas sa panid selle seeliku selga, millega sa veel video saatsid? Ei, aga see, vaat see olekski nagu... Ei, ma panin selle kuradi... harnesses, mis... Panid või? Ei, ma olin nende samade tossudega, nende samade püksedega ja kus juures selle sama särgiga. See on minu Berghaini outfit. Aga ma ütlen kohe ära, et nende samade tossud, nende samade pükste, kui me käisime Riias reisil koos, siis Max ei saanud mitte kuskile sisse. Iga suvaline kuradi karaokebaar lihtsalt ei selgi unustada. Said Berghaini sisse, aga saad Läti karaokebaari. See on siis, mis ma kandsin. Aga sinna sisse läksid, siis kohe särk sellest ära, selles mõttes, et palav oli, nagu... Paljalt olid Bergainis. Ja. Sealt leidis üks Eesti tšikk meid, kui mul on siin see Est tätokas, vaata, või siin. Ja siis ta tuli selle tagant seal Panorama baaris mingi, oh my God, ma ei tean, et see on veel eestlasi, nagu. Siis me hängisime temaga mingi 3 tundi veel edasi seal. Mis seal veel põnevat juhtus? No normaalselt kuradi paljad mehi, aga nagu niipea, kui sa sinna sisse astud, siis nagu ükskõik, mida sa nagu näed või nagu et see nagu selle kohta käib nii palju mingit infot, mingi, seal toimub see... Ei no, mõttes, shut the fuck up! Kui Max ärkas, on just, ta saatis Essa sõnumi meile poiste grubi chati, et mitu nokut ta nägi, et nagu see on nagu... Ühte mega suurt nägid ka. Mega, giga. Aga ma olen kuulnud, seal on vist niimoodi, et seal on... Kuna ma saaksin pointi lõpetada. No türa, räägi siis. Igasõnast nagu, et... Kas seal on pissuaar siuke, kus on nagu auk sees seinas, et teiselt poolt saavad nagu mehed suula? Ma ütlen seda, et see klubi nagu on kõige ilusama klubi, mida ma olen üldse näinud, nagu see näeb üli fucking nice suur välja, et seal ei ole nagu mingi, déjà vu, et mingi üli nagu clean, mingi nahktiivani, vaid see on nagu siuke, mis öeldakse, brutalism nagu... Madame Brutal kätemaksa kontorist. Madame Brutal. Ma siiamaani kenem peas neid nimesid. Okei, tuletamegi terve episood nimesid. Ma olen lugenud või vaadanud ühte dokki selle arhitekti kohta, kes tegi siis Berghaini. Ja tema eesmärk oligi teha nagu lasteaed täiskasvanutele, vaata. Nagu see oli infrastruktuurilt ka nagu mega nice, kõik oli nagu hästi ehitud, igal asja oli nagu põhjendus, miks see käsipuu nii peenik on, et inimesed sinna jooke peale ei paneks ja mingi... Kuigi ma pean ütlema, sakslased on nii lollakad, fucking nagu... See on nagu Eesti liiklus, et sul on
sul ei ole vaja trügida nagu, et sa saad sama kiiresti kui kõik teised nagu või mingi, et nagu kas sa pead nagu siin ülipeenikeses vahekäigus, kus kõik inimesed tahavad kogu aeg läbi käia nagu seisma jääda, et seal oma kuradi fucking twinkidega mingi rääkida nagu, et siis kõik nagu veits selles mõttes nagu närvi. No tõesti mingu vetsu siis. Aga et tõesti nagu, et sul ei ole inimesed nagu mitte see, et sa ei saa ja ei tohi filmida, keegi nagu isegi tahtnud ilmselt nagu filmida, kõik olid nii musas sees ja nagu, et nagu nüüd minna kuhugi ükskõik kuhu teise klubisse, noh, ma käisin eile Anmarlini kontserdil, nagu iga inimene jääb närvi nagu, sest et nagu, miks sa lobised? Miks sa pead terve aeg filmima, nagu et siis nagu see võib-olla pani kõik muud asjad kahvatuma nagu klubi maastiku kõrval. Ma tean, et seal juuakse kust WC-s. ja üldiselt ja seal ju. Ei, seal on lihtsalt üks vend, kes vahepeal kes on pissuaari kõrval põlvil ja lihtsalt on see Nägid ka teda? Muideks, ma ei ole kunagi käinud seal veel nii. Nägid ka teda? Ärge spoilige Eerikule. Ei näinud. Nagu seal ei olnud mitte midagi šokeeriv, et see nagu lihtsalt mõni tundis vabamalt nagu paljana, aga üldiselt nagu... Ja, aga vaata, sa ütlesid, Max ka, et kui sa käisid, siis et sa oled ju neid lugusid enne kuulnud, et seal on keegi kuskil paljas ja teeb neid siukseid asju, nii-öelda keelatud asju, aga et kui sa sinna sisse astusid, see kõik tundus nii loomulik ja normaalne, et see ei olnud nagu see, et oh my god, paljas mees, et see teki seal lihtsalt. Niipea, kui sa sinna sisse astud, siis see nagu... sa ei, nagu ükskõik näedki mingi paljast inimest, sa ei kõnni nagu niimoodi mööda, nagu, või nagu, et see ei nagu paku mingit kuradi nagu huvi isegi, sest et nagu see, millele see üles on ehitatud, see klubi ja pidu, see on nagu pakub sulle nii palju meelelahutust või noh. Nagu kõik need kõige pimedamad klubid on tegelikult kõige happimad plassid. ja, inimesed tantsivad, kõik on nagu sünkroonis ja nagu, noh, ma ei ole üldse ka mingi inimene, et kui keegi on kuskil paljalt, siis nagu ma ei ole mingi oh my god, nagu mingi kusjuures, aga sa tundud täpselt siuke tüüp, kes oleks ei olegi nagu ma käisin kunagi Levika baaris, seal oli mingi tüüp, mingi nudist, mingi vana mees, kes nagu käib mingi 2 korda aastas Eestis nagu mingi välismaalane. Eerik võib-olla mäletab ka ja siis vend lihtsalt on kuradi pall ja munniga seal kuradi Levikas istub nagu jalg niimoodi, vaata. Ta oligi mingi legend, kes käis alati paljalt seal. Me sattusime mingi 3 Normid lüps ma sattusime mingi 3 korda sinna niimoodi, et lihtsalt nagu ükskõik mis kord ma oleks sinna sattunud, siis ta on ikka nagu seal. Minu arust inimesed peaksid rohkem käima Saksamaal pidutsemas. Kui mul rohkem aega, nüüd mul rohkem aega, ma saangi käia. Ja kui sa oled debiilik, ära mine mitte kuhugi enda kodust välja üldse, nagu ära lihtsalt käi närvidele. Vahepeal käisin ikka korra aastas käisin Berliinis pidutsemas klubides, väga lahe oli. Jaa, nagu seal on nagu... ma olen 3 korda see aasta Berliinis käinud. Ja see on fucking epic. Viimane kord, ma käisin õnneks Watergate'is, see läks kinni nüüd, kahjuks. Aga seal olid vetsus seal ja siis igas vetsus, no mis on siuksed mingid ratchet kohad, siis on igas kohas üks diiler, kes on seal Watergate'is on alati valge vestiga diiler, vaata, mina ei tee midagi. Ja siis see diiler on seal ja siis teeb vesti lahti, on see mingi tšau. Siis ma olen see mingit okei, ma võtan ühe Red Bulli viinaga. Sitaks ka ja... ma ütlen reklaamiminutit, siis vahepeal ka Eerik Kusel on. Eerik! See toob 8 välja või? Ehk siis 10. oktoobril 00.00 tuleb meie uus lugu Emo välja ja nädal peale seda täpselt tuleb meie uus album Club Schlager välja, kus peal on ka Stessi ja meil on seal sitaks nice asju, meil on seal uus lugu Triibukaga, Ann Marlen, Valge tüdruk, Stessi, kelle te ei suuda raha maksta väga ja siis Siimi ja kes veel? Erik Riga ja 29. november on meil plaadiesikas Kultuurikatlas ja see tuleb fucking suur ja epic. Siin link on ka kusagil pandud. No miks keegi peaks lingi ekraanile panema? Mitte ekraanile, või... Türa, sa tead, et all descriptionis. See limu. Meil on tähtsamaid asja ka, mis teha nüüd. Aga te rääkige samale lõpuni, ma pakin kokku enda. Eerik, kas sul on ka midagi vaja promoda peale? Lõpuks oma rühiga rahul. Ma arvan, et Max hakkas vaikselt enda OnlyFans juba promova, nii et see... Jupe naljakas. Sa võiks lõpuks oma kuradi sooloprojekti promova. Okei, no siin läheb asi käest ära. Tõmbame siis vaikselt otsad kokku. Ei kakleristadega, poisid.
ütleme nii, et kui sa tead, mis asi on Fibonacci arvujada. Soju plahvataks. Okei, see asi läks nüüd käest ära. Aitäh, et kuulasite ja minge kuulake midagi muud nüüd. Nii, tere tüdrukud. tere, Messi Ekspress on tagasi. Kui te selle asja üle elasite, siis palju õnne teile ja te jõudsite siia lõppu nagu. Ei, kui te jõudsite siia lõppu praegult omadega. Siis ma ei tea, nagu te peate ka... Kuule, see ei olnud midagi nii hull. See ei olnud, see oli lihtsalt... See on, teate, ma ütlen teile kohe ära, et panete 4 meest rääkima, see tuleb kaos ja me teadsime, see tuleb selline. Ja panete nad väiksesse ruumi ka veel. No algne point oli, me tahtsime 6 teha, aga võt see oleks olnud meil. See oleks olnud see, mis ta ütles, mis skoor see oli, mingi rahvatantsu ansambel kebab. Aga kas siis mul on lootust oma unistust täide viia, et ma teen podcasti nimega Äädika-Kärbsena? Aga sa võid, meie oma jääb ju kunagi vabaks, nii et... Jääb. Sa võid üle võtta. Ja sa võid, me paneme äkki sulle selle. Tahaks Äädika-Kärbsed panna selle nimeks, podcasti nimeks. Ma kardan, et see kuulajaskond on ikkagi suhteliselt erinev. Stessi Ekspress. Aga sa saad ju selle kuulajaskonna siin ümber mängida täiesti, aga sul on juba following olemas. See following läheb nii kiiresti ära, kui Stessi Ekspress. Kohe, kui loos on ära tehtud, lähevad kõik minema. Ei, see on ju stokikas, et ma isegi näen seda, et Kuulbeti loos siin followerid siin ja siis hakkavad kõik ründama siin DM-is. Kes võitis? Mis võttis ju võitnud? Mis värk sellega on nagu? Okei, ma osalen ka loostides on ju aeg-ajalt. Ja ma mitte kunagi ei kirjuta umbes, miks tema võitis või kes võitis või mis värk on. Sorry, kui sa oleksid võidnud, Kalja, sa teaksid. Rahune maha. Tahaks nii väga osaleda loosis, et kuskil ei saa kunagi osaleda. See on hea Igal pool on vets, tuttav. Me oleme kahjuks enda elu niimoodi elanud, et meie ei võida kunagi. Ei, saad aru, mul ühel sõbrannal oli niimoodi, et tal oli eraldi tehtud mingisugune notesi, ta kirjutas, mis loos, millal on, mida asja, kuhu peab kõik entrima ja ta lihtsalt pani igale poole. Ja saad aru, ta võitis konstantselt, ta võitis mingi külmkapid, televiisori, reisi, telefoni, ma ei tea, mingi meigi asju, mingi hotellides. Ta võitis lihtsalt kogu aeg ja ta ütles, et kui sa ühe korra võidad, siis sa jääd võitma. Aga sellega ongi veits ju vaata see ka, et see, kes ei mängi, see ei võida niikuinii. Et kui sa iga kord arvad, et ma niikuinii ei võida ja sa ei osale loosides, siis sa ilmselgelt ei võida. Ei, aga tead, mis minu jaoks paneb selle pausi loosidele või? Kui ma pead story'sse panema. Käib perse reaalselt. Ma ei taha enda fucking Insta story'sse panna sinu lõusta nagu. Aga mina tahan küll, et te varsti panneksite ühe asja enda story'sse, sest et meil on tulemas 22. november on ju? Jaa, laupäev. On tulemas üks Messi Ekspressiga Glamour. Konverents, seminar siin samas. Me hakkame teid õpetama, kuidas teeme live ka sama ajal kui podcasti teeme. Ei, see, me tegelikult tahame teha, kui meil on Igastahes meil tuleb novembris hooaja viimane episood, 19. november tuleb siis see välja ja tegelikult me Peppiga mõtlesime, et me tahaks teha selle episoodi sedasi salvestada, et te saate tulla seda kuulama, kui te tahate. Et meil oleks publik. Jah. Nagu vestlusõhtu või? Aga me ei tea veel seda kuupäevast, et me peame esiteks siin 4 mingi kuupäeva sama paikast. Sama kuupäev kui pidu? Mida sa ajad, see episood tuleb 19 välja, pidu on 22. Et see peab tulema nagu enne välja. Aga me ei ole veel paika pannud, millal me salvestame seda, aga see on millegi novembris. Kuskil novembri algus. Fonoteegis. Arvatavasti, jah. Ilmselt. Tahaks seda laivis teha, kui inimesed saaks küsimusega küsida. Ja ei, me tahakski teha seda niimoodi. Aga me teeme see, jah. See võib Insta live. Ma arvan, et tüdrukud teevad lihtsalt Instagramis mingi küsitluse, mis kuupäev sobiks, kas oleks tuli, et mis stiilis te tahaks seda, kas tahaks küsimusi anda netis või kohapeal küsimusi küsida. Ja, meie enda sõbrad kindlasti tulevad, sest neil on see... Me oleme ühe korra tegelikult niimoodi teinud ja me tegime seda Pärnus, siis oli päris fun nagu. Siis kui meil oli... Ja täiega fun oli. Jah. No, see oli lihtsalt aga me olime väga pohvas ka. Teate, siis on see, et kui tegelikult sa teed nagu seda podcasti on ja ise sa naerad ja sul on hull naljakas, aga kui sa näed, et seal kaamera taga ka inimesed naeravad ja elavad ka, siis see on nagu siis sa näed, kas sa rääkisid päriselt midagi nalja. Kas keegi sai aru selle? Tegid rahvale ikkagi siis. Igastahes et siis ma ei tea, eks me hoidkeme Instagramil silm peal ja samamoodi ka Glamour Instagramil. Et sealt ka Glamour nüüd see kord, et mis hakkab juhtuma ja võib-olla loosime ka pileteid välja, kes teab. Igast asju loosime, alati loosime. Ja me loosime Steni ka välja. Jagas.
ei, Sten on jagas oota, ma ei saa aru, saad aru, Sten kirjutab meile eile, et ta pani, et tal oli igav nagu mina tähendab lugesin välja sellest siukse asja, et Stenil oli lihtsalt kodus igav ja siis ta pani diivanist pani pildid, et tasuta, tulge võtke ära, kes tahab ja siis nagu inimesed jooksid tormi. Ma mõtlesin, et tegid seda enda entertainmentiks, et sul oli nagu igav, et sa tahtsid lihtsalt inimest näha. Ja ma arvan, et sa huiad lihtsalt. Mul on 2 korda olnud niimoodi, kus ma olen nagu pannud midagi sinna lihtsalt kuskile Facebooki gruppi. Esimene kord oli see, kui ma vanemad ostsid endale selle talumaja ja siis sealt leiti hästi palju tarbeklaasi, vaata. Ja siis mina olin kohe see, okei, tarbeklaas, money, vaata. Seal oli nagu see talumaja oli täis nagu igasuguseid asju, see inimene lihtsalt suri ära ja kõik jäi sinna. Ja see oli mingi Eesti esimese ministri talu ka veel. Ja ma leidsin nii retsilt tarbeklaasi sealt. Ei, see oli nagu haige. Sorry, mis on tarbeklaas? Tarbeklaas on siis üks tehas, mis Eestis kunagi oli, mis tegi siis vaase, kausse, mingi küünealgu, aga see on nagu väga hinnasasi, see on ala nagu see on nagu Iitala siis või? Ala põhimõtteliselt. Ja tarbeklaas, see oli ju käsitöö, kõik tehti käsitsi ja seal olid eraldi, ma tean nii palju tarbeklaasist. Ei, ma tegin lihtsalt pilti, nagu panin kõik need asjad, seal olid nagu 1000 asju reaalselt, nagu ma tegin pilti, panin selle siis Facebooki gruppi, tarbeklaasi gruppi ja Kalja. Nagu mul oli punane, mul oli nagu 100 inimesi kirjutasid, et kõik tahtsid asju osta. Ja mina olin suures hämmingus, kui palju inimest on nõus maksma tarbeklaasi. Nagu me räägime mingi ala mingi kauss või vaas ja seal oli nagu ikka nagu mingi kolmekohalised numbrid. Mis sa teenisid mingi korteri raha või? Ei, no ma arvan mingi paar tuhat ikka sain sealt lõpuks kokku. Nagu ma müüsin väikse, seal oli üks väike mingi vaasike, mis oli reaalselt peopesa suurune, Siil oli selle vaasi nimi ja see oli mingi spetsiaaltehnikas tehtud, seal oli igal disaineril oma käekiri, siis selle disaineril oli siis valged triibud ja siis seal olid mingi mullid sees, kes jälgiti neid mulle, mis seal olid. Tule, see maksime 350 €. Aga sellega oli vaata see ka veel, et kui see sama disainer oli kunagi teinud, näiteks sul on kodus näiteks, ma ei tea, 3 vaasi ja sa tahad 4. ja kuskilt tuli välja, et oh my god, et see 4. on ka tegelikult olemas, siis inimesed nagu tahavad seda, et see on reaalselt see on rariteet, vaata, et seda ei ole nagu rohkem, seda ei tule mitte kunagi enam juurde, seda nagu kollektsiooni kokku. Ei, see on haige, inimesed on tarbeklaasi peale hullud. Mul oli mingi vaas, mis oli hästi raske, hästi suur kass oli selle vaasi nimi ja see läks mingi 550 €. Nagu mul oli nagu Messenger punas inimesed. Sul oli money ka nagu. Ei, aga kui ma esimest korda, kui ma nägin neid sõnumeid, mis Tennule tulid, nagu et palju inimesed on nõus maksma siukse asja eest, ma olin täiesti, what the fuck? Nagu et see isegi ei ole nii eriline asi, aga kui sa tead sellest asjast ja see huvitab sind, siis... Aga nüüd ma mõtlen, nüüd kui ma saaks enda kodu kunagi, siis ma tahaks ka tarbeklaasi. Nagu need on nii ilusad asjad. No sa müüsid kõik maja, sul ei ole mingit tarbeklaasi. Aga nüüd ma tean, et mis see hind on. Nüüd sa tead vähemalt, kellele sa müüsid ka. Ostad tagasi. Aga nende diivanitega on, ma siis panin, meil oli 2 diivanit Karliga, mis oli, saime uue diivan endale. Nagu suure... Ei, no see, mis meil on see nurgakas. Iga kuu vahetate. Ei, meil on siis uur see lebola, vaata. See ei ole enam uus. See ei ole uus, jah, aga noh, meie jaoks uus siis. Ja siis meil oli 2 diivanit veel üle ja siis ma ammu tahan need ära anda juba, vaata. Panin ülesse gruppi ja siis jälle 100 000 inimest kirjutab. Kõik jooksed, nagu minu jaoks ei tundu isegi nii eriline asi, aga samas mõtlen jumala korralikult diivanit tegelikult võid maha müüa, vaata. Ei oleks võin ka, ma ei tea. Ei ole nii korralikult. Igatahes siis kirjutab mul üks naine eile. Tema tuleb järgi sellele. Ma olen see, okei, super, tule, vaata. Küsib, mis korrus on, ma mingid, no okei, super, et postitust lugesid, aga 4, vaata. Siis ta on see, okei, selge, et ta plaanis üksi tõsta seda siis. Ta oli mingit okeet, aga siis loodan, et saad abiks ka olla. Ma olin mingit, selg valutab trennist haige. Mina ei saa abiks olla. Nagu ma ei hakka sulle tassimise diivanit alla, tasuta veel ka. See on minu eest enne põhipoint, et me ei pea sinna korterist enam mitte ühtegi mööblit. Nagu kui tahate midagi ära võtta, tulete ise järgi viige minema. Tuled ise järgi viid minema. Maksta, et te viiksite minema. Okei, ma tulen ja siis naine kirjutas, et okei, aga selge, et ma tulen siis selle järgi, et leia siis mingid abiga, et ka ma ei mingid kisju. Eat shit, nagu ma olen sulle tasuta tiimani, ma pean sulle abiga otsima, kutsun kuradi kõik oma sõbrad sulle appi tassima, ma tõmban nii naaksu nagu. Siis kirjutasin talle, et ei, Kaile, et abi pead ikka ise otsima, vaata. Võib-olla vaimselt ka nagu. Ja siis tuli mingit mega kahju ikka, et sellest ilma ja siis panin mingi hästi kurja selle emojiga lõppu, ma lihtsalt panin laigi talle vastu, vaata. Aga siis kohe kirjutas üks teine naine, kes pakkus puuvilju selle diivani eest. Muidugi ma ütlesin, et too ainult hea tuju. Ei, ta küsis, et mis vaja tuua on, kas ma toon šokolaadi, kohvi või puuvilju või kommi või mis te tahate. Stendab muidugi. Sten oli mingi too hea tuju.
lihtsalt too ainult hea tujumussi. aga see on nii haige, et maakad lähevad täiesti hulluks, nagu ma räst kardan neid ei, nad lähevad hulluks, nad pöördutakse ja ma olen reaalselt pannud postitusse juurde nagu Boldiga, et diivanid on uue kodu leidnud ja täna vaatan jälle 9 uut sõnumit. Kas te ei loe ka reaalselt seda? Küsite, mis korrus on, see 4. korrus, ma olen kirja pannud selle. Mõnke diivan välja, kas pilte saad saata? Reaalselt seal postituses on pilt tuleval nagu. Aga see on tasuta asjadega üleüldiselt niimoodi, et nagu kohe, kui sa inimestele midagi tasuta pakud, inimesed lähevad hulluks lihtsalt. Isegi kui neil ei ole seda diivanit mitte kuskile panna, siis tundub lihtsalt, et omega tasuta. Nagu seal tasuta asjade grupis, see on nii putsis, mida inimesed pakuvad. Prügikotte, mis on reaalselt täis kuradi vetsupaberi, neid toorikuid. Ei ongi, keegi oli kuskil kogunud neid vetsupaberi rulle, neid, mis tühjad on, need pruunid rullid. Ja oli lihtsalt see mingi, et hei, müün ära suures koguses, need oli nagu mitusada tükki. Ja nad nagu mõtlevad, et oh my god, äkki kuskile EKA-sse vaata mingi kunstiprojekti jaoks või mingi blablabla. Ja mul on reaalselt, mul on kodus see meisterdamiseks, hamstritele ja merisigadele seiklusraja ehitamiseks. Aga mingi naine oli pannud teraflu need pakikesed sinna tasuta asjad. Ei, no sinna paneks igas sitta mingid tühjad, kui ära näritud šampoonipudelid ja ma ei tea nagu... Aga läbi aegade üks mu lemmikuid on ikkagi olnud see müüa vähe kasutatud beauty blender. Ja siis oli pilt sellest pruunist ära näritud beauty blenderist. Ja mõtle lihtsalt, keegi mõtles, et kas ei tea, kas keegi sai selle endale või? Muidu tehti mingi kaela ehteks raudselt kuredi juukselakkiga kõvaks kuredi teematiks kaela, noh. Tean küll, mis seal tasuta asjade grupis toimub. Igatahes ma sain lahti nendest ja väga õigetes koht läksid, sest üks naine tahab oma pojale seda, kuigi ma võtaks pigem voodi oma 9-aastase lapsele kui diivan voodi. Ja üks isa tuleb täna siis järgi peale kooli oma lapsega. Viib see Kalev, tšau Kalev, viib see diivan ära ja aitäh sulle. Väga tore. Saabki lahti. Mina ei usu enne, ma mõtlesin, meil ole seal toast. Ma mõtlesin, meil ole seal toas mitte midagi enam. Sten ütles täna, et oh my god, me saaksime siis söögitoa teha. Nii lahe ju. Millal ma olen üks kord elus näinud jaa, aga nii lahe, kui meil oleks söögituba, kunagi on söögituba. Sa sööd oma voodis. Jaa, aga sul on söögituba nagu suur laud. Piir, siis hakkad seal sööma. Aga sa ei söö seal. Nii lahe, aga lihtsalt oleks lahe, kui see oleks ju. Jõuludel ikka sööma. Hakake seda tasuta asjade grupis. Jõuludel sööme koos ikka. Jõuludel me sööme elutoas. Okei, teeme selle lõpu. Jaa, tõmbame kokku selle otsa ja te näete meid kindlasti veel millalgi 6 aja pärast. Mis ta on suustelu või? Ei. Elinal on see sama, mida teine kord. Jaa, ma käisin söömas, ma nägin. Okei, sorry, liigume edasi, aga meil ei ole telast rääkima. Ei, praegu ongi lihtsalt see, et me pidime poistega ära rääkima, aga tegelikult tüdrukutega meil nii paljust rääkida. Millest te kuulete? Varsti. Kui meil tuleb see viimane. Me paneme vahepeal asju Facebooki müüki ja siis me räägime, kui me tagasi oleme. Kogu oma tehnika panete müüki, jah. Oks on tasuta asjade grupis. Tasuta ei saa midagi. Tšau! Tšau! Tšau!